29. mai ennelõunal läks 47-aastane Benoit Oliver oma alla 2 aasta vanuse lapsega Tallinnas jalutama. 2 päeva hiljem ehk 21. mail pöördus lapse ema politseisse, sest mees polnud lapsega koju naasnud ja telefonile ei vastanud. Alles 5 päeva hiljem pärast kadumist sai selgeks, et mees põgenes koos lapsega välismaale. Lapse isa ise võttis meiega ühendust, kuna ta nägi, et sotsiaalmeediast teda otsitakse. Ta võttis ise meiega ühendust, andis teada, et lapsega on kõik korras. Lisaks sellele me palusime selles ka ise veenduda, et lapsega kõik korras on. Isa oli nõus meiega tegema videokõne. Me tõesti videos last nägime ja veendusime, et temaga on kõik hästi. Täiendavalt me palusime siis pöörduda isal ka asukohariigi politseisse, et siis politsei kinnitaks meile, et tõesti lapsel on isaga ohutu viibida. Nüüd tuleb aga üllatav pööre. Politsei ei avalda emale, kes last otsib, kus tema tütar viibib. Selles mõttes, et ega meil ei olnud ka endal seda konkreetset asukohta või aadressi, kus isa siis selle lapsega viibib. Meil oli teada lihtsalt see asukohariik. Ja kuna need peresuhted on alati väga keerulised ja meid ka seob hästi tugevalt see andmekaitseseadus ja kuna ise meile toonitas, et ta ei soovi seda enda asukoha avaldamist, siis me seda ka pidasime õigeks mitte hetkel öelda, küll aga me kogu info oleme edastanud Prantsuse saatkonnale. Lapse ning tema mõlema vanema alaline elukoht on Prantsusmaa. Eestisse tuli need lapse ema sõnul mai lõpus just seetõttu, et lapse isa seadis selle igasuguse kontakti tingimuseks. Ehk ta ei olnud nõus naise sõnul last toetama, kui ta ei too teda Eestisse isaga kohtuma. Vandeadvokaat Tambet Laasiku sõnul on Eesti hooldusõiguste vaidlustes tihti õigusliku turismi sihtkoht, sest siin on lihtne laps teiselt vanemalt ära võtta. See põhjus on tõenäoliselt selles, et meil ei ole vanemlik lapserööv kriminaliseeritud. Et see on täiesti okei, vähemalt karistusõiguslikus mõttes, see on lubatud tegevus. Paljudes Euroopa riikides tegemist on kuriteod. Te tõite ka selle välja, et tegelikult advokaatide poole pöördutakse välismaalt selle küsimusega, et kui ma nüüd tulen Eestisse ja tahan kaasalt last ära võtta, et kuidas siis käituda? Minu pool on, ma arvan, 4-5 korda pöördutud selliste küsimustega. Ma ei ole neid kliente võtnud, sellepärast tegemist on selgelt ebaseadusliku eesmärgiga. Advokaadina ma ei taha ega tohi selliste asjadega tegeleda. Aga sellise pöördumisi tuleb. Mulle tulnud, olen kuulnud kolleegide käest, palju neid on täpselt ei tea. Sellega aga Laasik ei nõustu, et PPA ei tohi teisele vanemale lapse asukohta välja anda. Ta on seisukohal, et politsei pole lihtsalt piisavalt motiveeritud nende juhtumitega tegelema. Ma olen tõesti veendunud politsei selles küsimuses eksib. Et hooldusõiguslikule vanemale lapse asukoha avaldamata jätmine politsei poolt, ma ei kujuta ette, mis õiguslik alus võiks selle jaoks olla. Ja ma arvan, et võib-olla ka politsei ise ei ole seda päris hästi iseenda jaoks sõnastanud. Sellega ma üldse ei nõustu, sellepärast, et inimese kadumine on üks kõige tõsisemaid asju üldse, millega politsei tegeleb ja siin me seda kergekäeliselt ei suhtu nendesse juhtumitesse. Et küll aga nende juhtumite puhul, kui me räägime isikuandmetest, et siis me alati peame hästi palju hindama seda, et milliseid andmeid ja kellele me tohime üldse avaldada. Politsei sõnul on kahjuks selliseid juhtumeid väga palju, kus vanemad lähevad omavahel tülli ning ei suuda lapse hooldusõigust ära jagada. Politseil ei ole aga sellises olukorras palju teha. Paraku jah, sellised olukorrad, kus see hooldusõigus on mõlemal lapsevanemal võrdne, et siis me ei saa teha seda otsust, et seda saab ikkagi kohus otsustada. Sotsiaalkindlustuse ameti statistika näitab, et sellist menetluste arv kasvab igal aastal, et eelmisel aastal jõudis Sotsiaalkindlustusameti riiklikule perelepitusteenusele üle 1000 lahku läinud pere või vanema. Üldiselt sellised lapseröövi juhtumid on väga keerukad juhtumid, kus olukord on juba nii keerukas, et teine vanem on kas välismaale pöördunud või ära läinud või on Eesti siseselt lapsega kuskil, kus teine vanem ei tea. Ja sellistel juhtudel need koheselt ka riikliku perelepitusteenusele ei jõua, sellepärast et see eeldab mõlema vanema vabatahtlikkust. Sarnaselt Inna Toaterile ütleb ka Algma, et sellises olukorras on parim lahendus pöörduda kohtusse. Parim variant oleks seda muidugi juba aegsasti ennetada ning lahkumineku ajal pöörduda kas riikliku perelepitaja või kohalikes omavalitsustes töötavate nõustajate poole. Kindlasti sellises olukorras lapsevanema jaoks iga minut tundub nagu tund või päev. Kõige kiirem abi ongi tegelikult see, et lapsevanem saaks ise sellel hetkel seda toetust, mida ta vajab, aga igal juhul,
kui on olukorras teada, et selle lapse heaolu ei ole tagatud, siis kohtu poole pöördudes üldiselt esialgse õiguskaitse korras need lahendused tulevad ka kohtu poolt üpris kiiresti. Algma rõhutab, et isegi kui vanemad seda mõista ei soovi, on igal lapsel õigus olla kontaktis mõlema vanemaga, kui nad ei ohusta tema elu ja tervist.